Statistikaametist andmetöötlussüsteemide osakonna juhataja Kairi on meil peaanalüütik selle süsteemi peale. Jah, selle tarkvara, andmekogumistarkvara peale täpsemalt. Katsume pildiga saada ette. Jah, paluti rääkida rahvaloenduse süsteemist. Peaasjalikult räägime andmekogumise süsteemidest. Et edasi veel käib andmetöötlus, nüüd varsti hakkab pihta. Ja analüüs ja avaldamine ja nendega seonduvad ka veel mingid eraldi infosüsteemidega. Aga praegu räägiks andmekogumisest. No. Ei, ta peaks tulema ise. Kus see käib? Nii. Natuke nurga taga. Ei ole. Okay. Et see... Ma hakkan pliksima. Jah, hakkasin pliksima. Põhiliselt ma räägin lõpu poole. Et VBIS on siis vaatluste välitööde infosüsteem, millega siis andmed kokku koguti. Pane edasi. Ja jah, laias laastus tutvustame natukene, räägime REL tähendab rahva eluruumide loendus, metoodikast, isikuuuringute, tarkvarast, tööprotsessist, skoobist ja nii edasi. Mine näeb, kui sinna poole ma klõpsin ise. Nüüd on raske rääkida. Et väike sissejuhatus Statistikaametisse, et ma ei tea, keegi teab midagi statistika tegemisest, Statistikaametist on mingi kokkupuude. Et statistika väga lai mõiste, et kõik me teeme statistikat, erafirmad teevad statistikat, ministeeriumid teevad statistikat. Et Statistikaamet tegeleb sellise kitsama valdkonnaga nagu riiklik statistika. Ja riiklik statistika tehakse meil siis Eesti riigis statistikaseadus alusel ja riikliku statistika tegijaid on 2 tükki täpselt, et Statistikaamet ja Eesti Pank. Et Eesti Pank teeb maksebilanssi ja natuke finantsstatistikat ja ülejäänud siis tuleb kogu riiklik statistika Statistikaametis, siis alates seal, ma ei tea, keskmisest palgast kuni SKP-ni välja. Ja oleme siis riigiasutus Rahandusministeeriumi haldusalas ja ajalugu on siis lühidalt selline, et 1921 siis loodi Statistika Keskbüroo Eesti Vabariigi ajal, siis 1940–1992 oli NSV Liidu statistikavalitsus ja sealt edasi siis 1993 uuesti siis iseseisvas Eestis Statistikaamet. Esimene juht oli Rein Veetõusmäe ja teine oli siis Priit Potis, mida on hetkel veel. Ja alates 2004. aastast oleme siis Euroopa statistikasüsteemi osa. Et see riiklik statistika on selline üsna globaalne nähtus, et alates siis ÜRO-st ja Euroopa Liidust seda niimoodi ühtselt üle maailma koordineeritakse, et kõik võimalikult üht asja mõõdaksid ja see oleks võrreldav. Statistika tootmise protsess või nüüd uue seaduse järgi räägitakse statistika tegemisest, näeb siis välja üsna selline standardne tootmisettevõtte väärtusahel, et on mingisugused sisendid, tulevad andmed isikuuuringutest, majandusüksuste uuringutest ja administratiivsetest registritest, andmete kogumine, alamprotsess, nii-öelda nagu, ma ei tea, tootmises siis mingi varustamine või hankimine. Andmetöötlus on siis selline alamprotsess, kus siis puhastatakse need andmed ja valmistatakse ette analüüsiks. Statistiline analüüs on siis see koht, kus nagu tooted valmis tehakse ja levitamine on siis nagu toodete turustamine, müük. Terve hunnik tugiprotsessi ka, mida siin peal ei ole. Siis kuna tegemist on selle IT-rahvaga, siis ma pistsin siia ühe sükse väga üldise arhitektuuri pildi ka, et põhimõtteliselt sama teema nagu seal väärtusahelas, et andmete kogumine, töötlus, analüüs ja levi, et tulevad sisendid majandusüksustelt, isikutelt ja registritelt ja seal ahela lõpus on tarbija,
me nimetame kõiki neid oranžse mummukesi klientideks ja infosüsteem on umbes samamoodi siis üritatud arhitektuuriliselt jaotada, et on metasüsteem, mis haldab ja hõlmab kõiki metaandmeid, on andmekogumise rakendused, on andmetöötluse rakendused, analüüs ja levi ja siis on veel registrid ja niisugune andmeladu seal. Loenduse juurde, et loenduse eesmärk kõige üldisemas mõttes siis on võimalikult täpselt hinnata rahvastiku arvukust ja analüüsida globaalseid arenguid ja prognoose ja praegune süsteem siis baseerub ÜRO tasemel kokku lepitud reeglitele ja korraldatakse loendusi 10-aastase tsükliga, et küll üle maailma kõigis riikides ei toimu ühel ajal loendused, aga räägitakse mingitest perioodidest, et praegu oli siis 2011 tsükkel, mis tegelikult algas äkki mingi 2006 kuni mingi 2014 või midagi sellist. Või 2006 kuni 2000, ühesõnaga mingi 10-aastane periood selline. Nimetatakse, see oli 2011 tsükkel, enne seda oli siis 2000 aasta tsükkel. Euroopa Liidus lepiti kokku, et tehakse 2011, et enamus Euroopa riike siis on 2011. Mõned Euroopa riigid, kes ei kuulu Euroopa Liitu, on teinud 2010. Ja mõned siis, kes kuuluvad, näiteks nagu Eesti, on siis jäänud siia üsna lõppu, et 2012. Et meil loendusmoment oli siis 2011 viimane päev, et tehniliselt või nii-öelda juriidiliselt nagu me sattusime sinna 2011 aastasse, aga tegelikult tegime 2012. Algne plaan oli aasta varem teha, 2011 alguses, kevadel, aga selle majandussurutise tõttu nihkus kogu plaan natukene edasi, et ajagraafik oli siis nagu laias laastus selline, et kuskil 5 aastat oli ettevalmistusperiood, et 2006 hakati nagu tõsisemalt ettevalmistusi tegema. Siis oli e-loendus 1 kuu, see oli 2 nädalat või natukene nüüd pealegi. Selline vaheperiood, kus neid veebiteel kogutud andmeid puhastati ja korrastati ja siis tuli 1,5 kuud nii-öelda maja sees räägime nagu põllutööd või nii-öelda mindi põllule nagu inimeste juurde välitöid nii-öelda tegema. Ja 2 aastat on siis analüüsiperiood, et kuskil siin maikuus peaksid esimesed numbrid tulema rahvaarvu kohta, aga edasi siis juba põhjalikumad analüüsid ja tooted tulevad siis ka aasta jooksul. Rahvaloendus toimub meil segameetodil, et palju on räägitud, et vähemalt siin selle 5-aastase ettevalmistuse jooksul olid suured diskussioonid, et kas meil ikka sellist vanamoodsat loendust on vaja, kus küsitlejad lähevad, käivad ukselt uksele ja siuke jube kallis ja kiviaegne värk, et tegelikult oli üsna siuksel segameetodil, et on erinevad andmeallikad, et andmeallikatena kasutatakse 2000 aasta loendusandmeid, erinevaid registreid ja siis inimestelt kogutud andmeid. Ja küsitlusviiside mõttes oli ka siis 2 erinevat meetodit, oli see veebis isetäitmine ja siis küsitlus. Et need lühendid seal on siis sellised Kavi on siis computer-aided web interviewing ja Kapi on siis computer-aided personal interviewing ja siis on veel Kati, mis on telefoni intervjuu, mida me ei kasutanud. Et Kapi on siis põhimõtteliselt see, et küsitleja läheb, kas siis Kapi on see, et ta läheb arvutiga intervjueerima Papi on selline lühend, mis on siis paberi peal. Et me teeme siin juba kõik isikuuuringuid juba õige mitu aastat. 2005 läksid isikuuuringud sülearvutitesse ja nüüd oli rahvaloendus siis sülearvutitega. Põhimõtteliselt siis seal on küsitleja rakendus, on spetsiaalne ankeet, mis on siis mõeldud küsitlejale, mida inimene ei näe ja küsitleja siis esitab küsimusi, inimene vastab ja täidetakse see ankeet koos ära. Et Kavi puhul siis on ankeedi ülesehitus natukene teistsugune, et ta peab olema selline, kui küsitleja on saanud eelneva koolituse, rahvaloenduse puhul olid üsna siuksed tänavalt tavainimesed, aga
isikuuuringuid teeb meil professionaalne küsitlejate võrk, et inimesed, kes nagu teevadki 6 aastast aastasse neid küsitlusi erinevaid, et noh, põhimõtteliselt professionaalsed küsitlejad, nad tunnevad neid ankeete ja metoodikaid ja asju, et neil on see ankeet nagu ühtemoodi üles ehitatud. Inimene, kes tuleb ja hakkab võib-olla elus esimest korda seda ankeeti täitma, et tal on natukene teistmoodi. Siis sellest rakendusest, et üks nagu suur dilemma või otsus me kunagi pidime langetama oli see, et kas me teeme loenduse jaoks nagu spetsiaalse süsteemi, millega saabki ainult loenduse läbi viia või me teeme midagi universaalsemat, millega saab ka muid uuringuid teha. Et kuna 2000. aasta rahvaloendusest oli selline kogemus olemas, kus tehti nagu spetsiaalselt loenduse jaoks süsteemid, pandi üsna palju raha magama ja loendus sai tehtud, aga täna me ei tea nendest lahendustest midagi, et siis mõtlesime, et optimaalsem nagu oleks teha niisugune universaalsem lahendus. Ja eesmärk oli siis selline, et see tarkvara peaks siis hõlmatust parandama, vigasid vähendama, küsitluse hinda vähendama, välitööde juhtimist parandama, et isikuuuringutest ka. Tahtsingi öelda, et välitööde juhtimise pool oli meil kõige nõrgem siiamaani. Jah. Et nagu ma ütlesin, 2005 alates me isikuuuringuid tegelikult juba läpakatega teeme, aga see välitööde juhtimise pool oli meil üsna nõrk, aga juba sellest, et kui paberi pealt läksime ankeediga arvutisse, ma täpselt numbreid nüüd peast ei hakka ütlema, aga põhimõtteliselt enne selle tarkvara arendamist me tegime need arvutused ka, et tasuvusanalüüsid ja asjad, et päris suur rahaline võit tuli. Nii kvaliteedi, kiiruse ja muude asjade arvelt. Et põhimõtteliselt selle esialgse investeeringu selle ühe projektiga teenisime kuhjaga tasa. Et edasi järgnevad uuringud tulevad põhimõtteliselt nagu tasuta. Ajakava oli laias laastus selline, et 2008 alustasime arendamist, et esimene selline suurem projekt, kus siis see põhiosa valmis tehti, oligi 2008-2009 põhifunktsionaalsus. Edasi tuli mingi jätkuprojektikene isikuuuringute täiendusteks ja siis veel 2011 oli prooviloendus. 2009 toimus prooviloendus ja 2011 oli siis jätkuarendus siis nende prooviloendusel välja tulnud kitsaskohtade lahendamiseks ja koormustestimiseks. Tagantjärgi tarkusena võib öelda, et mingis mõttes nagu oli see ettevalmistusaeg natuke liiga pikk, et kui neid isikuuuringute asju seal vahepeal poleks olnud, et siis meil oleks olnud nagu lihtsam, et me vahepeal nagu läks nagu fookus majal, et pärast 2011 uuesti nagu rahvaloenduse teemadele keskenduda ja saada nagu see funktsionaalsus toimima ja testitud ja koormus taluvaks oli nagu tükk tegemist, nii. See on VisiScope siis et need hallid kastikesed, siin tegelikult peaks ka mingi kiri sees olema, aga neid slaide kopeerides kadusid kirjad seest ära, et need on niisugused skoobi välised tükid. Et et kust me alustame, et siin keskel on nagu kommunikatsiooniserver, kust kaudu siis info liikumine käib. Üks suur tükk oli siis e-vastaja rakendus, mida te ilmselt kõik vähem nagu nägite, kasutasite. Ja see veebis siis koosnes põhimõtteliselt kahest poolest, et oli nagu see ankeetide osa ja siis kaardirakendus. Siin see hall kast siis on nagu meie majasisene kaardiserver, et kaardirakendus nagu otse suhtles kaardiserveriga veel. Siis siin allpool on küsitleja rakendus, mis oli siis see küsitleja läpakas töötas, et siin oli siis tööplaanid, ankeedid, teated ja kaardirakendus jälle. Et küsitleja sai tööülesanded omale arvutisse ja sai seal neid ankeete siis täita ja jälle ta nägi kaarti, nägi kuhu ta peab minema, millised mummukesed on loendatud ja millised ei ole.
ja siin siis kolmas selline suurem tükk on siis välitööde juhtimise süsteem, mis koosnes ka jälle kaardirakendusest. Välitööde juhid nägid kaardi peal, kuidas töö edeneb. Siis oli välitööde juhtimise süsteem ise, kus siis sai küsitlete vahel ülesandeid jagada ja infot liigutada. Ja esmane andmekorrastus veel, et mis toimus siis peale seda veebiloendust ja peale seda põlluloendust. Esmane andmepuhastus, et mingite isikukoodi aadressioperaatorid ja duplikaatide leidmine ja mingid sellised. Et siin on statistiline registrisüsteem, kust tulid valimid, siis esialgne eeltäidetud rahvastiku eluruumid andmed. Ja seal see hall kastikene on metasüsteem. Siin on veel küsimustike defineerimise rakendus, mis võimaldab neid küsimustikke dünaamiliselt ise tekitada. Need salvestatakse XML-ina maha ja neid saab siis erinevates rakendustes või kanalites kasutada, et kaardirakendus sööb selle XML-i ära ja see veevastaja sööb XML-i ja põhimõtteliselt võib küsitleja. Ja põhimõtteliselt võib neid siia veel mingeid muid kanaleid juurde tekitada, et mis suudaks neid ankeete näidata. Ja siin on veel mingi sünkroniseerimise mootor ka, et põhimõtteliselt sünkroniseerimist on meil kahel pool, et on siin selle välitööde juhtimise ja Comservi vahel ja siis on küsitleja rakenduse ja Comservi vahel sünkroniseerimist. Nii ja mingi protsessi vaade veel, et mis meil siis on kaetud selle tarkvaraga, et nagu öeldud, et metaandmed peavad olemas olema, e-meta oli nagu väline süsteem, klassifikaatorid olid olemas ja valimi moodustamine, siis nagu rahvastiku ja eluruumide andmed registritest olid kokku korjatud ja välitööde see infosüsteem siis kattis ära ankeedi koostamise, järkude defineerimise, õiguste andmise kasutajatele, aktiveerimise, tööplaani koostamine, küsitlejate määramine, ankeetide eeltäitmine, ankeetide kogumine, andmete esmane korrastus, kodeerijad, operaatorid ja siis veel järeltegevused. Ja see protsess siis laias laastus näeb välja niimoodi, et oli kõigepealt siis e-loendus, siis olid automaatsed kontrollid. Kui siit need läbi jooksid, siis läkski see ankeet kohe sinna korrasolekusse. Kui olid, kas oli pooleli või oli üldse täitmata või alustamata, siis läks sellesse juhtimissüsteemi, kus siis jagati tööülesanded ära ja loendaja läks koju. Siis välitööde juht kontrollis, kinnitas selle töö ära ja järelkontroll ja valmis. Valmis selles mõttes, et nagu kogumise mõttes valmis, et edasi siis tuleb andmetöötlus põhjalikum. On küsitud ka seda, et mida siis seal Statistikaametis, mida keegi näeb, et ma ei tea, inimesed täitsid internetis näiteks oma ankeedi ära, et kes siis neid andmeid vaatab või kas parandatakse või midagi sellist, et põhimõtteliselt veebiankeete keegi otseselt niimoodi nagu lahti ei lappa vaatamas ei käinud, et kui need automaatsed kontrollid nagu leidsid, et midagi on valesti, põhimõtteliselt valesti võis olla midagi aadressiga või isikukoodiga. Et aadressiga valesti tähendab seda, et ei olnud klassifikaatori järgi aadressit, vaid oli vaba tekstina aadress sisestatud, siis see vaba teksti aadress läks aadressi operaatorile ja ta nägi seal siis seda aadressit ja mingeid taustatunnuseid, et mille järgi ta sai siis selle aadressi nagu ära kodeerida nii-öelda. Siin oleks veel õige aeg täpsustada, et meil on üks osa sellest aadressi täpsustamisest tegelikult oli ka sidumine hoonega, sellepärast, et me peame kõik andmed esitama mingi punktiga seotud. Et see oli üks kõige keerulisem tähtsus, sellepärast, et tihti oli mingid aadressid, millele ei suudagi tuvastada, et mis see hoone tegelikult on, et see oli meie inimestel päris suur töö. Et see aadressioperaatorid tegelesid nende aadressidega, nad mingisuguseid isikuandmeid üldse ei näinud. Ja isikukoodi operaatorid, nemad siis pidid puuduvaid isikukoode leidma nii-öelda, et põhimõtteliselt veebis isegi oli nagu märgitud isikukood nagu kohustuslikuks väljaks, aga tegelikult oli võimalik sealt vist üle liikuda kuidagi, ei olnud kohustuslik. Tuli päris palju ka. Et päris palju ühesõnaga tuli ka veebist ja pärast põllu pealt ilma isikukoodita, et siis isikukoodi operaator pidi leidma
aja ja mingi nime ja tunnuste järgi siis isikukoodid. Jah. Kui sa autentisid ID-kaardiga, siis ega sa ei olnud võimalik, või see oli laste või? See on selle kohta, et sul oli õigus täita terve oma leibkonna eest andmeid. Aga seal oli see, et see ei olnud kohustuslik anda oma leibkonna kõikide isikute. No sul oli näiteks 17 last seal on ja sa ise läksid ID-kaardiga sisse, aga ülejäänud 16 oli. No ei teagi just, et seda ei saanudki nõuda, et oli metoodiliselt põhimõtteliselt oligi selline lugu, et meie poolt me ei saanud seda kohustuslikuks panna sellepärast, et osad inimestel polegi. Ja me ei saa ju jätta seda inimest loendamata, sellepärast seda pole isikukoodi. Jah, ja see oligi nagu veebiloenduse koha pealt nagu kõik, et keegi, kui mingid probleeme seal ankeedis ei olnud, isikukood oli olemas kõigil leibkonna liikmetel ja aadress oli ilusti nagu klassifikaatori järgi ja geograafiliselt määratletud, siis ta läks sinna baasi ja keegi seda niimoodi kuskilt inimese käe alt see läbi ei käinud. No võib-olla nii palju siiski, et seal meil oli, ankeeti konkreetselt keegi ei puutunud, ei vaatanud, aga me korjasime sealt välja enda jaoks olulised muutujad, näitajad, mis on põhimõtteliselt, ankeedis küsiti inimese käest näiteks mingit suure MTAK-i klassifikaatori kirjeldust, et mis su töökohta või mis ametikohta on. Siis neid me ei lasknud inimestel ise öelda, et see on konkreetselt sellise koodiga näiteks. Vaid et siis need operaatorid olid need, kes võtsid selle vabateksti. Kodeerijad olid ka veel, ma unustasin kodeerijad. Ja need korrasime eraldi välja, nendele tulid lihtsalt konkreetselt ülesanded, lahendasid ära, ankeeti läksid vastused tagasi ja kogu lugu. Ühesõnaga, kui sa kirjutasid seal veebis näiteks oma ametinimetuseks spetsialiste, siis mingisugune paar lauset sinna, mis su tööülesanded on, et siis ametiala kodeerija pidi siis selle info järgi leidma suurest klassifikaatorist mingi õige vastu. Oma hinnang ka mingitele, sa said mingi mulli kokku kirjutada mille pealt? Jah. Mis nende andmetega tehakse, keegi ju teadis, et ei, see oligi ainult nende kodeerijate jaoks selles mõttes, et kui sul on mingi juht näiteks ja inimene kirjutab, ma olen juht on ja juhte võib olla erinevad autojuht ja ma ei tea, mis asjad kõik. Et siis sellepärast kui alati kirjeldada, see kodeerija oskaks siis leida õige koodi sinna taha. Muud nagu ei olnudki selle asja point oligi tegelikult see. Et kui ma ise niimoodi pidime päris korduvalt enne testimise käigus neid ankeete täitma prooviloendusel ja siis pärast enne pärisloendust oli meil üks minipiloot, et siis ma ka täitsin seda ankeeti ja kui ma lõpuks jõudsin seal nende küsimusteni, et kirjelda oma, ma ei tea, tegevusi ja mis su ameti või see firma mingi tegevusala ja särgid, siis mul jooksis küll juhe päris kokku ja juba vihastasin seal, et mis värk, et miks, kellel üldse andmeid vaja. Aga siis üsna kähku seletati mulle ära, et seda ongi kodeerijale vaja lihtsalt, et saaks sinna ametiala klassifikaatori taha ja saaks sellele firmale mingi tegevusala, et keegi otseselt seda vabateksti seal analüüsima ei hakka. Ja küsitlusloenduse andmed siis põhimõtteliselt seal siis intervjueerija või küsitleja näeb neid andmeid on ja tal oli, igal küsitlejal oli siis vahetu juht, kes siis pidi tööd kontrollima, et tema siis põhimõtteliselt vaatas need ankeedid üle, kas on kõik korrektselt täidetud, mingid märkuselahtrid vajalikud olemas ja kinnitas siis selle. On ka veel nii palju, et ega nad tegelikult ikka kõiki ankeete lahti ei võtnud ja üle vaadanud, et meil oli tehtud sinna selline, kus oli kohustuslikud väljad, kus üle võis minna või mis iganes, et need korjati eraldi välja ja kui see siuke raport tuli selle kohta, et kui seal raportis oli miskit jama sees, siis nad võtsid selle lahti ja vaatasid sinna sisse. Üldiselt keegi ei oleks jõudnudki need üle vaadata. Jah, et masskinnituse funktsioon. Leibkonna ankeete nad natuke vaatasid seal sellepärast, et kippus olema, et veebis tulnud pooleli jäänud kohtades seal leibkondades olid mingid segapudrud, et siis neid nad vaatasid. Aga jah, selle rakenduse juurde tagasi, et mis ta siis laias laastus võimaldab, et tihti inimestel on mingi ettekujutus, et mis see siis, ega ma isegi tegelikult 2006 mõtlesin, mis see siis veebiankeet või veebiloendus, mis seal siis on, et veebiankeete nagu ennegi nähtud, et täidame, ma ei tea, iga päev mingeid küsimustikke ja asju, et siis ta lõpuks nagu kujunes üsna selliseks mahukaks rakenduseks. Et ta võimaldab siis erinevatele vaatlustel andmeid koguda, mingid universaalsed reegleid defineerida, erinevad tööde juhtimise struktuurid, et põhimõtteliselt rahvaloenduse käigus meil oli 2000 küsitlejat, 132 juhti, 15 regiooni ja ringkonnad ja värgid, igavene keeruline nagu välitööde võrk oli nii-öelda. Samal ajal näiteks isikuuuringute jaoks on oluliselt väiksem, seal on mingisugune, ma ei tea, 60 küsitlejat ja hoopis teistsugune.
et seal all on terve Eesti on jagatud mingiteks väiksemateks tükikesteks ja põhimõtteliselt seal tarkvaras on võimalik siis iga uuringu jaoks defineerida välitööde võrk. Mitu küsitlejat täpselt on, mis nende piirkonnad on ja joonistatakse neile siis kaardi peale nende tööpiirkonnad ja saavad kaardiga ringi käia. Loendajate koormuste tasakaalustamine erinevates vaatlustes, ankeedi osade taaskasutamine ja nii edasi. Selline üsna keeruline. Pane veel edasi. Natuke tagasi loenduse alguse juurde, et selle e-vastamisega just oli suured hirmud ja kartused, et eriti IT-inimestena me pelgasime just seda, et kuidas need koormused tulevad ja kuidas tarkvara vastu peab. Et kunagi 2006 või päris alguses planeeriti, et 25% umbes siis nagu selleks e-loenduse osakaaluks ja 75% põlluloenduseks siis, ja vastavalt sellele siis arvestati see välitööde võrk ja küsitlejate arvud ja vahepeal läksid aastad edasi ja siis seal neid välitööde võrku veel kärviti ja korrigeeriti aga kui novembris 2011 siis üsna vahetult enne loendust viimane selline valmisoleku uuring tehti ja sealt tuli, et 60% nagu hea meelega osaleks e-loendusel, et siis oli küll natuke selline kõhe tunne, et mõtlesime, et okei, 25 võib-olla oli natuke alla hinnatud, et ütleme 30, võib-olla 40%, ei tea, keeruline ankeet ka on ju ja ma ei tea, ID-kaardiga peab sisse logima. Aga jah, et 60% oli nagu päris hirmutav, et meil selle IT nagu projektijuht väga seda ei tahtnudki uskuma jääda, et see tundus talle nii müstiline, et kui 60 tuleb, et siis on kõik on pikali ja katki ja aga tuli meil esialgsetel andmetel 62 on. Et endalegi nagu üllatuseks maailmarekord, et Baltikumi, kuna me kõige viimasena seda loendust tegime siin Euroopas, siis on hea nagu võrrelda teistega, et Baltikumis oli enne meid siis 30% tase, et Läti, Leedu olid mõlemad, e-loenduse osakaal oli kuskil 30%. Euroopa parim oli Bulgaaria 40%-ga ja maailmarekord oli Kanada käes, enne meid oli mingi, palju neil oli 54 vist. Et meil siis tuli 62. Kui sarnased eri riikides need küsitlused olid selles mõttes? Väga erinev. See point ongi tegelikult seda, kuidagi aluseks võtta seda. Et seda, jah, et see ei ole mingi täppisteadus, aga inimestele ikkagi meeldib võrrelda, et ka rahvusvaheliselt ikkagi neid protsente tuuakse välja, kuigi ankeet, jah, et kui öelda veel, et kõige, et meil oli kõige suurem veebiloenduse osakaal, et ka Euroopas kindlasti meil oli kõige keerulisem ankeet, kõige mahukam. Rahvusvahelisel tasemel, esikolmikus kindlalt, et paaril riigil oli veel umbes sama mahukas. Kus see otsus vastu võetakse, mida küsitakse ja mida ei küsita? Mingid väga põhinäitajad on seal ÜRO tasemel kokku lepitud, aga see ülejäänud on nagu riigisiseselt. Sõltub, mis on nii-öelda traditsioon olnud, mida on varem küsitud, on ju, tahetakse mingid aegridu saada. Küsiks Lätist, Lätis oli 30%. Eestis on päris hea infrastruktuur tehtud, ID-kaardid ja nii edasi. Lätis seda ei olnud. Alles alustati ID-kaardid. Neil oli... Kuidas need autentisid siis endast? Neil olid seal erinevad lahendused, et ma tean, et Lätis oli ka mingi nende kohalik see AKI pani neil mingiks ajaks selle e-loenduse seisma, sellepärast, et neil oli mingi lahendus, et umbes, et paned passinumbri sisse ja saad kõmdi ankeeti täitma. Et see nagu ei sobinud, et siis aga nii kiire on olnud ja niisugune raha vähe, et ausalt öelda viimastel aastatel on see lätlaste ja leedukatega koostöö nagu kuidagi varjusurma vajunud, et ma väga nende süsteemiga kursis ei ole, et põgusalt oleme kokku saanud, et neil tehniliselt oli hoopis erinev lahendus. Neil tegelikult see e-loendus ei olnud selline täis online nagu meil, et sa lähedki nagu veebis täidad ära, neil oli niisugune pool, et sa läksid sinna sisse, downloadisid põhimõtteliselt omal nagu mingi Wordi failina selle ankeedi alla täitsid ära ja siis vajutasid nuppu, siis nagu uploaditi. Sisuliselt siis nagu see kaardi ja kaardi on mõlemad e-loendused, selles mõttes Eesti on 100% e-loendus. Elektroonilis, selles mõttes arvutiga jah, aga et ütleme, et see
veebipõhine iseloendus nagu noh, me räägime nagu need protsendid käivad selle kohta. Et jah, erinevad riigid tegid erinevalt, et noh, näiteks Iirimaa ja Ameerika, paljud kasutavad sellist varianti, et see küsimustik saadetakse inimestele postiga koju ja pärast küsitleja käib ukselt uksele ja korjab kokku lihtsalt. Austraalias oli niimoodi, et oli samamoodi, et viidi küsimustikust koju, sul oli kaasas seal küsimustiku peal number, see oli nagu personaalselt allkirja vastu antud ja kui selle numbriga said veebis täita või siis kui veebis täidetud ei olnud, sul oli mingi vaheetapp, et millal nad said kõik ära kontrollitud, et sul oli 2 varianti, kas sa pidid kindlasti andma oma ankeedi ära või sul pidi olema veebis tehtud, et väga rangelt kontrolliti. Ja no Kanadast rääkida, et Kanadal vähemalt esimene versioon, ma ei tea, kuidas neil pärast oli, oletan, et samamoodi autentimine, et ma sain nii aru, et neile nagu saadeti koju või meili peale mingisugune nagu kiri personaalne, kus oli mingisugune link või võti sees. Ja kui sa sellega nagu sisse läksid, siis noh, genereeriti sulle mingi PKI mingi võti ja tekkis mingi turvaline sessioon ja sa said nagu pärast ka minna uuesti nagu edasi täitma, kui pooleli jäi. Lätlastel jah oli mingisugune kodukootud lahendus, leedukatel ka nad väga nagu ei tahtnud oma süsteemist rääkida, et kukkus seal maha ja no Läti ja Leedu peadirektorid mõlemad kurtsid peale loendust, et umbes, et iga päev oli nagu sõtta minek, et noh, et kuhu aeg igast august rünnati ja mingi õudne kamm käis kogu aeg. Süsteemi välismaale müüa? Noh, meie eesmärk ei ole müüa selles mõttes, et aga põhimõtteliselt jah, meil nagu juba viimastel aastatel on nagu tavaks, et me kõik arendused teeme nagu EUPL litsentsi alusel avatud lähtekoodiga ja noh, põhimõtteliselt, kes on huvitatud, siis üritame koostööd teha rahvusvaheliselt. Et kus seda saaks? Lähtekoodi või? Jah. Põhimõtteliselt meie käest saab. Sinule tuleb kirjutada. No näiteks jah. Et loenduse ajal ka päris mitu kodanikku küsisid, et noh, ma ei tea, me oleme turvalisuse pärast mures ja noh, ma ei tea, andke meile lähtekood ja noh, me siin nüüd uurime ja puurime, et siis noh, loenduse ajal me ei väljastanud kellegile lähtekoodi, lihtsalt noh, ka ju sama turvalisuse pärast või noh, mis iganes. Aga põhimõtteliselt jah, ta on nagu saadaval. Et kas tahab, ma ei tea, edasi arendada, täiendada, midagi teha. Et noh, meil Eestis nagu kogemus on selline, et noh, see meil ei ole esimene veebipõhine küsimustiku soft, et meil on olemas majandusüksustel Eestati nimeline tarkvara, mida me arendasime 2006 läks toodangusse. Et selle vastu on siin Sotsiaalministeerium ja Eesti Pank huvi tundnud erinevatel aegadel ja lõpuks nad nagu mõlemad noh, kaotasid huvi, et noh, leidsid, et see on ikkagi liiga keeruline süsteem nagu nende vajaduste jaoks, et noh, oleme ausalt, meil see noh, küsimustike kogumine ja noh, see on nagu põhitegevus on. Kogu elu selle peal ongi, neid on palju, need on keerulised, see peab olema nagu paindlik tarkvara ja nii edasi, et noh, kõigil ei ole vaja nii keerulist, et kui sa kogud seal mingeid üksikuid aruandeid või küsimustikke, siis noh, vähemalt nemad leidsid, et neil on nagu lihtsam teha ise mingisugune lihtsam lahendus ja ei pea nii keerulist asja püsti ajama. Et pigem me siin noh, teeme koostööd või üritame teha nagu rahvusvahelises liinis teiste statistikaametitega, noh, kellel on nagu samad mahud, samad mured või veel suuremad. Kas mõned teised teie küsitlused on ka veebipõhised niimoodi, et see vastaja ise täidab seda või? No majandusüksustel on kõik sellised. Isikuuuringutes. Et relv ja põllumajandusloendused, mis me tegime 2010 oli põllumajandusloendus, selle sama tarkvaraga oli ise täitmine. Ise täitmine, nüüd hakkame juurdutama isikuuuringuid. Sel aastal läheb 2 pilooti, 2 uuringut ja kui need õnnestuvad, siis 2014 lähevad toodangusse. Aga tuleme selle e-loenduse juurde tagasi, et küsige vahepeal julgelt, et siin on mõned statistilised graafikud, et selle e-loenduse perioodi kohta, et suured hirmud, et noh, süsteem nagu maha kukub, noh, päris ei täitunud, et põhimõtteliselt kõige mustem päev oli 2. jaanuar, kui noh, peale pühi kõik tulid sisse ja noh, seda tahomeetrit, mis seal ees oli, keegi eriti nagu ei vaadanud, et kas te arvate, et üldse see on selline nagu kasutaja normaalne nagu suhtumine, et kui näidata kasutajale, et
meie süsteem nagu tunneb ennast niimoodi ja kõik võib persse minna, kui ta sisse logida. no me mõtlesime, mida teha sellega, et ega eriti palju variante nagu ei olnud. See oli väga hea lahendus, see tuli põhimõtteliselt novembris mingil juhtkonna koosolekul veebmeediaga, seal istusime maas, arutasime, et mida ja kuidas veel nii-öelda kommunikeerida ja teha ja siis kuskil kellelgi tuli, et paneme ette mingi siukse. Teil oli siis 6 füüsilist nõudi ja mingi 12 virtuaalsetest. Ja mitu requesti sekundis on? Sellega me vist ei ole päris. Jah, ma nii tehnilist ma ei oska. Ei ole nii ette valmistada, aga. Et siin on põhimõtteliselt see punane joon on külastajaid on ju. Ja nagu klikke ja see sinine on lõpetatud ankeete. Päeva kohta. Päeva kohta, jah. Et siin. Jah, lõpupiik on suur. Et kui siin vaikselt 31. nagu hakkas, on ju täitsa normaalne koormus oli kõik. Teisel põmm läks üles. Me põhimõtteliselt nagu otsustasime, et kuna inimesed tulid, kõik algas, kõik olid põnevil, kõva nagu kommunikatsioon käis meedias on ju, et me ei tahtnud nagu väga seda sisenemist piirata, et mõtlesime, et laseme, et niikaua kuni süsteem nagu päris kooma ei kuku, et me ei hakka sisenemist piirama, et olgu siis natuke aeglasem, aga vähemalt nagu inimesed saavad nagu sisse, saavad oma uudisima ära rahuldada, aga ilmselt see oli nagu viga, et siin on ka näha, et külastatavus läks üles ja tegelikult lõpetatud ankeetide arv läks alla, et keegi tegelikult seal eriti midagi teha ei saanud ja süsteem oli sellises poolkoomas, et midagi otseselt maha ei hukkunud, aga tööd ka teha ei saanud. Vahepeal läks paremaks või, et lõpus kannatas 2 korda kõrgemat koormust. Jah, et vahepeal konfis me oluliselt kuskil siin koormuse autoreid ja veebprojektikut. Me jõuame ka selleni, et tuli nagu vahepeal tarneid ja kuskil siin vahetult peale seda piiki siis seal koormusjaotoris ja veeblotsikus natukene mingid cashimist seal konfiti ringi ja et pidevalt nii-öelda arendaja ja haldaja olid seal küljes ja jälgiti pidevalt. Et jah, et kui siit näha, et nii lõpetatud ankeetide kui külastuste arv siin lõpus on nagu palju kõrgem, et kui seal 2. jaanuaril me saavutasime nii-öelda nagu süsteemi lae, siis siin põhimõtteliselt see lagi nagu paistis, aga kätte ei saanud, et see oli kõik nagu selle optimeerimise arvelt, et siin on näha ka keskmine isikuankeedi täitmise aeg, mis jääb siin on ju 10-15 minuti vahele, 2. jaanuaril on ju üles hüpanud, siin lõpupiigi ajal on põhimõtteliselt isegi langenud, et see näitab, et pärast nii-öelda sükene kasutusmugavus oli nagu stabiilne. Siin on ID-kaardi, mobiil-ID ja pankade kaudu sisenemine, et algul ka oli meil diskussioon, et huvitav, et kust kaudu, kui palju rahvast tuleb. Et siin on näha, et enamus ikkagi on pankade kaudu tulnud. Ma ei tea, võib-olla, mida sellest järeldada, aga et see ID-kaardi, mobiil-ID nagu joon on natukene ühtlasem, et käib siin, jõnksud on nagu väiksemad, et ilmselt selline teadlikum IT-rahvas on nagu stabiilsem, et tulevad ja teevad oma asja ära, et selline pankade kaudu tuli ja volatiivsem seltskond, et kui öeldakse, et nüüd täitke, siis kõik lendavad peale ja kui tuleb mingi tähtaeg, siis see on nüüd tundide lõikes statistika kogu selle perioodi peale summaarne, et siit on ka näha, et ikkagi hommikul ütleme kella 11-st kuni õhtul kella 10-ni on nagu 12 tundi nagu üsna stabiilselt nagu suur koormus peal, et ja päris selliseid siin kasutajate arvsid või? See on alustatud ankeedid tunnis. Et kui palju ankeete igas tunnis siis alustati, et siin paistab, et on peaaegu 0, tegelikult siin on mingi 1000 või alla, mingi 900 on siin kõige väiksemad numbrid. See on summaarne selles mõttes, et kogu selle kuu aja peale siis kell 4 öösel alustati 900 ankeeti. Et põhimõtteliselt, kui me katkestusi tegime tavaliselt siin kuskil kell 11, pool 12 on ju, ja need lõppesid kuskil seal, ütleme, kas 12-st või mõned venisid seal mingi 2-ni, 1-2-ni, et siis lased kell 2 nagu süsteemi üles ja põmm kohe nagu mingisugune 1000 kasutajat, 1500 kasutajat kohe peale. Tõesti müstika, et inimesed istuvad öösel üleval ja nagu tahavad nagu ankeeti täita. Et põhimõtteliselt nagu üldisem jutt on räägitud, et kui on, et võib nagu natukene põhjalikumalt nendest komponentidest rääkida, et räägi kiiresti.
aga te küsige nagu sujuvalt kohe vahele, et katsuks niimoodi nagu diskussiooni vormis. Minu meelest kõik minu tuttavad ja mina ise, kõik on nagu sinna, ei saanud väga lihtsalt sellest sammust edasi, kus oli aadressi sisestus. Et oli täiesti nagu raske aru saada, mis seal toimub. Et kuidas siuke apsakas on teil juhtunud? See vist ei olnudki nagu põhiline, mida meie ise tuvastasime, ma inimestega ise käisin, rääkisime telefonidel, siis väga paljud ei märganud, et seal all on vaja uuesti kinnitada. Vajuta siia punasele lingile, siis seda edasi. Ta üles ja ei saa aru ja seal on mingi punasega. No võt, jah, see oli nüüd... Sisestage ja jälle ei saa aru, mis on. See oli selles mõttes siuke ebamugav koht. Ja kui me ei saanud seda enam väga ümber tegema hakata, kui tuli välja, et meie, kes me harjunud kasutama, me oskasime seda kasutada, aga paljud inimesed ei lugenud. See oli tavaline, üldse tavaline. Inimesed loegi, mis neile kirjutatakse. Paned punased või sinised või mida sigane. Aga põhimõtteliselt mina ei suutnud tuvastada, et seal midagi katki oleks olnud. Seal inimesed lihtsalt ei lugenud. Et seal oli tõesti, et see hüppas natuke üles poole, võib-olla mõne ekraani peal paistnud sealt alt see punane, aga ta vajutame seal punasel vingile ja siis läks nagu sujuvalt edasi kõik. Tegelikult olid ikka päkki ka. Mul 3 brauserist 2 ei töötanud. Tõepoolest, meil oli mingi hetk. Ja minu arust see oli ka veel niimoodi, et üks brauser Maci all ei töötanud ja Windowsi all töötanud. See väga lõbus oli. Ja seal kaardikomponendiga oli mingeid teemasid. Meil oli küll jah, aga praegu tagantjärgi mõtlen, et mingid läbad olid. Et kui niimoodi nagu mõelda, et ma ei tea, siin 5 aastat valmistati ette ja tehti ja siluti, et siis tegelik elu oli ikka üsna selline heitlik, et äripoolelt tuli nagu viimasel hetkel ka veel igasugust, nüüd tahaks kõik ringi teha, nüüd tahaks mingi nupu sinna ja seda natuke teistmoodi ja niisugused nagu arendusvajadusi nagu tuli nii palju peale kogu aeg, et tõsine oli, töö oli, et sealt üldse midagi olulist välja filtreerida, millele keskenduda, et näiteks seesama kaardikomponent sellisel kujul, nagu ta sinna lõpuks sisse läks, see oli mingisugune üsna viimase lõpu mingi ad hoc lahendus, plärts läks sinna mingisugune flashi komponent sisse ja see ka IT mõttes tehniliselt nagu ei meeldinud meil üldse, aga seal lihtsalt ei olnud enam aega midagi väga palju ringi teha. Võib-olla natuke kommenteerin, et meil oli provilaunsil oli seal siukene väga valgeline ja siukene ilusam, selles mõttes kasutaja jaoks ilusam süsteem. Aga põhiline häda tekkiski meil sellest, et kuna me olime oma süsteemi suures tükis üles ehitanud sellele, et iga aadress pidi olema seotud mingi punktiga, mingi füüsilise koordinaadi punktiga, siis me ei saanud vastu võtta täiesti suvalise aadresse kõiki, sest et siis meil oleks neid andmeid ära töödelda pärast. Ja mida me tahtsime, siis me nuputasime seal päris pikalt, et kuidas me siis ikkagi saame niimoodi, et kõigepealt on see aadress otsing, peab olema mingi väga mugav ja tore kasutada ja siis, et kes tõesti ei leia, siis läheb kaardi peale. Aga kuna see otsus, et seda hakata täiesti ümber tegema, tuli suhteliselt hilja, siis me võib-olla võib öelda, et see on üks nõrgemaid asju. Selle aadressi valikul ma mäletan, oli ka mingid nagu andmete probleeme, mida seal nagu jõudumööda lahendati, et teatud aadressid ei lennudki läbi või neil tekkis probleem. Kas teil nagu seda tehes kuskil alguses ei tekkinud kunagi mõtet mingi UX-i spetsialistidega konsulteerida, et kui nagu on süsteem, mis peab nagu kõikidele nii-öelda arvutikasutajatele arusaadav olema? Kusjuures ei ole võimalik. Ankeedi. See oli väga madalase staadiumis, tegid seda. Ja see oli ankeedile, mitte nagu, mitte nagu kogu rakendusele otsast lõpuni, aga põhimõtteliselt nagu ankeedile tehti mingil hetkel. Tagantjärele mingit küsitlust ei ole teinud inimeste seas, et kuidas nad arvavad selle kasutajalugavuse kohta? Ei, me ei ole, aga peaks tegema. Tegelikult ikkagi midagi aga ma ei tea, kas... Mingi tarbijauuring oli jälle, aga ma ei mäletagi jah. Konkreetselt nagu relli kohta, kas seal oli midagi? See on vastuse võlgu praegu. Midagi ta tegid küll, aga... Süsteem juba oli töös, kas te jälgisite, et mis lehtedele nagu need inimesed peamiselt jäävad, et mis äkki nõuad mingid paremaks tegemist ja tuunimist? Muid muresid oli seal nagu selle elushoidmisega palju rohkem kui mingi usability'ga tegeleda, et... Ei, selles mõttes me ikkagi teame täna, mis meil need kohad olid ja mida me ilmselt hakkame vaatama kunagi, kui meil veel raha selleks on ja nii edasi, aga jah, ütleme töö käigus me tegelesime ainult sellega, et inimesed saaksid sisse, et süsteem on püsti, et nad saaksid edasi, et nad ei jääks kuskile toppama, et saaksid täita, et meil seal mingi kasutajate mugavusi väga jah. Et kõik võimalikud nagu optimeerimise teemad on, et koormusele vastu peaks ja siis sellised
noh, üksikjuhtumi moodi asjad on ju, noh, mida tuli ka päris palju, et mingi aadressiga, mingi konfiga kuskilt mingid asjad nagu, noh, said vea, et siis tuli mingeid täiendusi sisse teha. Võib-olla oleks sellega päringute arvu poole väiksemaks saanud, kui päringute arvu. Selge olnud, kuidas tehtud? Ei no jah, ilmselt noh, kui konkreetselt seda kuupäeva nagu paigas poleks olnud, et noh, et ma ei tea, 31. detsember 2011 on ju see loendus toimub, me ilmselt lihviksime siiamaani kõike seda ankeeti ja särki värki. Kas on kuidagi piisavalt vastutustundlik küsida inimestelt nii palju aega selle jaoks, et palju seda infot sinna sisse panna, et on see ikka tõesti vajalik, eriti veel see on kohustus täita, et võib-olla kunagi järgmine aasta peab veel pärast seda kartulit. Ei ole nagu IT-teema. See ei ole meie teema, aga tõepoolest seda on väga palju arutatud. Et me tegime süsteemi, mis võimaldab erinevaid uuringuid teha, mis võimaldab nagu äripoolel ankeete sinna sisse kirjutada. Kas nad panevad ühe küsimuse või 50 küsimust või 5 ankeeti või 10 ankeeti? No antud juhul siis rahvastiku sotsiaalstatistika osakond ja rahvaloenduse talitus on. Isiklikult sama tegelikult on need. Võib-olla siis selline küsimus, et kui te teete järgmist projekti, kas te teete mingi teistmoodi? Kindlasti on muidugi. Et kui üldse nagu selle projekti eripärast rääkida, siis noh, ütleme, et me oleme nagu väga tegelikult ise rahul, et nii hästi läks. Selles mõttes, et noh, maja sees nii IT poole peal kui äri poole peal, noh, tegelikult meil ei olnud inimesi, kellel oleks mingite väga suurte IT-projektidega nagu üldisemalt kogemust, rääkimata mingist nii-öelda sellist rahvaloenduse kogemust, et põhimõtteliselt 2000 aasta rahvaloendus toimus 2000 ära on ju, põhimõtteliselt 3-4 aastat peale loendust juba enamus loendusega seotud inimesi oli nagu töölt läinud, otsad kokku tõmmatud, andmed avaldatud ja seda 2011 loendust alustati 2006 põhimõtteliselt täiesti uue meeskonnaga, kes tulid suuresti tänavalt, hakkasid mõtlema, et näed, rahvaloendus vaja teha, IT-s enam-vähem samamoodi ju, meil endal maja sees IT-rahvas nii-öelda praktiliselt üks inimene vist oli Heino, kes oli 2000 loenduse ajal ka tööl. Ja arendajast on ju me ei räägi, et 2000 loendussüsteemi veebmeediat, ma ei tea, siis vist ei olnud olemaski veel. Aga oli mingi IT-süsteemid? Kuna ei olnud mingid niisugused? Ankeedid oli, see oli skännimine, OCR tarkvara ja andmetöötlussüsteemid, et Abobase tol ajal tegi. Kui arendajast veel rääkida, et siis peatöövõtja oli veebmeedia ja tegelikult oli veel Kuretek oli partner ja Regio kaardi poole pealt, et see kommunikatsiooni pool, kommunikatsiooniserver ja need ankeedirakendused, ankeedi kirjeldamine, e-vastaja ja küsitleja rakendus on nagu põhimõtteliselt baseerub Kureteki tarkvaral, mis neil oli nagu enne olemas ja välitööde juhtimine ja muud tükid nii-öelda on siis veebmeedia pool. Kas see valik, et sellise suure kogu rahvast tuleb üle loendada versus sellised väiksed küsitlused tõenäoliselt, mis on enamasti need küsitlused, et selle jaoks kasutada ühte sama nii-öelda universaalset süsteemi, et kas see valik teil siiamaani tundub, et on õige valik? Jah, et siin vahepeal enne... Keeruline osa on just see universaalne, see sõna seal vahel, et see... Ma just mõtlen, et ta tegi asja keerulisemaks. Ta oli väga palju muidugi. Ta tegi nagu kohmakamaks on ju, aga jah, et vahetult enne loendust, kui see pinge nagu tõusis on ju, et ma ei tea, nii palju huvilisi on, 60% tahavad tulla loendama, koormustestimistel, me enam-vähem nägime nagu, mis see süsteemi võimekus on ja siis inimesed nagu hakkasid kõhklema, et ei tea, et kas see oli ikka õige otsus, et näed, oleks teinud nagu spetsiaalse, oleks kasutusmugamus võib-olla nagu parem, selles mõttes, et oleks nagu täpselt rahvaloenduse jaoks lihvitud, tehtud, kujundatud, nuppe võib-olla oleks vähem, protsess oleks sujuvam, koormus, taluvus parem on ju. Samal ajal me võtsime nagu eesmärgiks, et me teeme universaalse on ju. Oluline on, et rahvas saaks nagu loendatud. Põhimõtteliselt nende, ei olnudki eesmärk, et me nende piikide ajal kõik ära suudame teenindada. Selles mõttes läks ju väga hästi, et põhimõtteliselt selle 2. jaanuaril me ei suutnud kõik ära teenindada, aga ülejäänud terve see ülejäänud mitu päeva meil oli siis 30 päeva, et täiesti normaalne koormus, kõik suudeti ära teenindada. Et selle sama universaalsuse poole peal tulebki see, et ta ei ole nii ilus ja ta ei ole väga kasutaja sõbralik ja mugav, et seal väga palju piirangud, mis seal isikuuuringute küsitlustest tulenevad ette valid neil.
saate äkki rääkida, kuidas kujunes teie sihuke tüüpiline päev kuskil keset arendusprojekti, et kuidas te suhtlesite nende arendajatega, mis ärikool oli? No ütleme niimoodi, et mina reaalselt päris analüütikutööd ei teinudki selles projektis, ma olin nagu rohkem niisugune, vaatasin, et saaks arendaja teeks seda, mida ikkagi tellitud on enam-vähem. Kõiki dokumente, mis esialgu plaanis oli, ei jõudnud üle vaadata ega analüüsida läbi, et kas ikka nüüd on see, mis me tahtsime või ei tahtnud. Aga tavaline päev oli, ma ei oskagi nagu öelda, üldiselt meil väga sujuvalt nagu see omavaheline suhtlus oli. No põhimõtteliselt Kairi oli nagu arendusprotsessis või projektis oli nii-öelda, see oli IT-töörühma juht on ju meil projektorganisatsioonis ja pärast loenduse ajal, kui oli see nii-öelda haldamise struktuur, et siis oli nii-öelda vahetuse vanem, et põhimõtteliselt Kairi nagu lahendas ja juhtis nende intsidentide lahendamisse. No võib-olla sellepärast oli minul nagu kergem, et kuna ma tean kogu seda äriloogikat ja äriprotsessi ja kõiki komponente ja kuidas mingid vood liiguvad ja käivad, et siis selles mõttes oli ma nagu vajalik inimene sellel hetkel, aga arenduse poole pealt minu arust meil oli tegelikult suhteliselt nagu sujuv ja hea. Ja ütleme nüüd just, kui me tuge pakkusime siin rahvaloenduse ajal, siis meil oli üldse ühtne tiim ja kõik panid hommikust õhtuni ja mingit väga vahet ei olnud. See on väike küsimus, kui mõned väljad olid sellised nagu vaba sisestavad, sest neid oli vaja kontrollida ka. Ma pakun, et mõned inimesed kirjutasid mingi päris nagu võimalikult jutusid. Kas ta võite tuua mõned näidet meile, mida hiljem kontrolliti ja nagu kogu statistika amet? Ma ei tea, kas see on praegu konkreetselt siuksed näiteid ei oska tuua, aga näiteks oli siukene päris tore lugu veebiloenduse ajal, kus küsiti leibkonna liikmeid ja siis üks daam pani kirja oma purdakoerad. Ja siis kui ta jõudis sinna maani, kus oli küsiti nagu suhteid ja ta oli juba kinnitanud ja et mul on sellised leibkonna liikmed ja meil sealt enam siis nagu midagi kustutada ei lasknud. Korral kinnitanud, et siis avastasid uks, et mul ei olegi ema või õde või vend, siis väga hädas. Klienditugi nägin nagu päris kurja vaeva lõpuks ja et ei vaeva, mõtlesime, et vaene läheb teile koju siis, et me tegime lõpuni, õigemini õige sealt edasi ei teinud enam, sealt enam edasi, et siis pooleli. Et aga neid värvikaid asju tegelikult on meil päris palju kokku korjatud, ma tean, et plaanitakse just midagi. No küsitlejate blogi on üleval, kus on küsitlejate mingid värvikad juhtumid, aga mis sealt nagu kodeerijate käest vabatekstina on tulnud, ma ei tea, minuni veel ei ole midagi põnevat jõudnud. Nii palju kursis ei ole, kuna ma ise neid ankeete ei uuri, selle sisse ei vaata, kodeerimise juures ei istu kõrvalt, siis ma ei tea täpselt. Aga ma tean, kus me ise testisime, siin me paneme kõige asumised toredadest. Mingi aeg oli projekt, et teha seda kuidagi registrite põhiselt. Jah, see projekt on täitsa olemas ja käib, et. Aga et see pidi nagu selle loenduse käigus minema, et kas see tehti ka siis selle loendusega paralleelselt, ma sain aru, et pidi olema siis nagu piloot sellega paralleelselt. Ei, registripõhise loenduse piloot tuleb äkki 2014 on vist mingi väike esimene katse, 17 on mingi teine katse ja päris vist tuleb seal, ma ei tea, 2020 midagi. Kas seda teeb, mis firma? Meie teeme ikka. Ja, praegu see nii-öelda, kui see oli REL ja siis REG-REL on meil nii-öelda see projekti nimetus, et meil on nagu projektijuht palgatud ja projektorganisatsioon ja käib paralleelselt praegu. Lihtsalt, ma mõtlesin, et kas keegi firma võitis ka selle või siis lihtsalt ei... Sa mõtled nagu mingit spetssüsteemi või? Otseselt nagu mingit... meil on erinevad, REG-REL-iga me oleme nagu seostunud, ütleme, statistiliste registrite projekti, IMETA projekti, Adami nimelise projekti, neid on siiamaani on tehtud neid SF-i rahade eest. 2013 ilmselt siis nüüd juba siis nagu REG-REL-i projekti rahadest mingid jätkuarendused, aga ka näiteks ütleme seda andmekogumise süsteemi nüüd registripõhise loenduse puhul ei ole vaja, aga näiteks WISE nimeline andmetöötlustarkvara, millega me nüüd ka nagu rahvaloenduse andmeid töötlema hakkame ja mis on rahvaloenduse rahadest tehtud, seda me kasutame registripõhise loenduse puhul ka edasi. Selles mõttes, et vahet ei ole ju, kus sul need andmed tulevad registritest või sa pead neid töötlema. Ma saan aru, et teil on statistikas väga oluline igasugused numbrid, näitajad, aga kas teil on ka seosed olemas ehk mitte ainult inimese vahel, vaid firmade vahel ja siis kas te analüüsite ka seda graafi või näiteks kus inimesed elavad ja siis te geograafiliselt vaadate, kus
suurem selline inimeste kogumik ja siis järelikult, et sinna tuleb raha rohkem investeerida või midagi sellist. Tähendab, andmeid töödeldakse pärast. See ongi tegelikult see rahvaloenduse mõte. See on juba see analüüsi teema, et ma ei oska nende toodete kohta täpselt midagi öelda, et on nii-öelda, millistes lõigetes, mis väljund nagu kindlasti tuleb teha, see on nagu paigas, on ju, mis analüüsi või mingeid teemakaarte või ruutkaarte või asju sinna tuleb juurde. Ma ei tea, ilmselt kuskil keegi juba midagi teab, aga midagi ilmselt tuleb ka analüüsi käigus nii-öelda välja, leitakse midagi huvitavat. Seda, kuhu mingi lasteaed teha või koolimaja ehitada, seda Statistikaamet ei otsusta või ei ütle, et see on nagu kohalike omavalitsuste ja poliitikute teema, et me lihtsalt kogume andmed, me analüüsime need, pakume nii-öelda toodetena poliitikutele, rahvale, otsustajatele välja ja otsused on juba nende teha. Seda, et kus kohas rahvastik paikneb või mitte, see on just seesama rahvaloenduse tulemus, mis hakkab tulema. Aga kas see on avalik nüüd andmed? Need ongi avalikud andmed ja need põhiliselt avalikustatakse ka. Meil on lausa üks projekt, mille käigus siin tuleb need samad kaardiga seotud asjad, et kogutakse, põhimõtteliselt on seosed olemas erinevate punktidega, geograafiliste punktidega ja sa saad vaadata väljavõtte mingite piirkondade kaupa, missugune rahvastik seal on, palju seda on, mis iganes. Et ma väga pikalt siin Statistikaamet sissejuhatust ei teinud, aga meil on põhimõtteliselt standardtooted, mis on avalikult veebis kättesaadavad või saad nagu osta mingeid väljaandeid. On olemas sellised standard nagu tellimustööd, ütleme näiteks ka majandusüksuste väliskaubanduse kohta mingid nagu standardtoode, mida tehakse tellimuse peale. Mingid spetsväljavõtted, mingi tegevusala või firma kohta. Ja on olemas nagu päris sellised tellimustööd, et näiteks kuni siin üsna nagu 2006-2007 veel üsna aktiivselt tuli meile tellimustöid 2000 aasta rahvaloenduse andmete pealt. Et tahadki kuskil keegi, kas mõni kohalik omavalitsus või mingi firma või mingi instituut on ju mingit, konkreetselt mingit analüüsi või uurimust teha on ju. Esitab mingid konkreetsed küsimused, et andke meil selles mingisugused nagu lõigetes nagu andmed on ju, siis meie osakonnas mingi andmehaldur nii-öelda teeb need päringud, agregeerib ära, annab sellistes lõigetes agregatsiooni tellimustöö. Et ma ei tea, küsi. Mul kaks küsimust, kas mingil hetkel need vastused, mida näiteks andsin konkreetselt mina, lähevad anonüümseks ehk siis kaob otsene seos minuga. Ja teine küsimus on see, et kas ülearvutid nagu vastasid ootustele selles mõttes, et ei ole esinenud näiteks kõvaketta vigusid või andmekadu või lihtsalt julmult vargusi? Esimene küsimus on see, et jah, et esimene küsimus oli see, et kas isikuandmed nagu korjatakse mingil hetkel ära ja teine küsimus oli, et kas läpakad nii-öelda vastasid ootustele, et isikuandmed jah, korjatakse ära, et need on praegu küljes seal on ju kogumise protsessis ja neid on vaja selleks, et töötluse käigus veel admin-allikatega linkida kokku, et mingisuguseid kas puuduvaid tunnuseid imputeerida või nii-öelda kuskilt uusi isikuid võtta registrist. Me ütleme, et me näeme rahvastikuregistrist, et mingi kodanik on olemas, on ju, ankeetide pole täitnud, siis mingite meetoditega sealt täidetakse lünki. Ja kui see andmete puhastamine, ettevalmistamine on tehtud, siis siin andmelattu nii-öelda, mille pealt analüüsi hakatakse tegema, seal on juba nii-öelda madala agregatsiooniga isikustamata andmed. Ja läpakad minu teada, jah, et meil oli siin prooviloendusel, me kasutasime mingisugust Asuse või Aceri, ma ei mäletagi, mingisugused netbook'e, et nendega oli küll nagu iga nädal, et 3G modemid ja kõvakettad kippusid nagu ikalduma. Aga need olid mingid HP, mingid ProBookid, ka eriklassi 13-tollise ekraaniga mingid läpakad. Kõvaketta probleeme minu teada ei olnud üks lihtsalt kukkus maha. Ja mõni kukkus maha, mõnele lendas, vist ühele lendas kuidagi puuhalg imekombel monitori või sinna nagu ühel näris koer külas. Sellest tulenevalt ei olnud, et kuna neil oli kohustus ikkagi võimalikult tihti oma andmed ära sünkroniseerida keskserverisse, siis ma ei teagi, seal väga üksikutel juhtudel oli, kus mõni pidi koputama uuesti ukse peale ja ütlema, et ups, et nüüd juhtus enne. Et jah, ütleme, et vastasid ootustele, et üldse nende läpakatega ka jälle selle planeerimise käigus me nagu ründasime aju kõvasti, et mis läpakatega peaks põllule minema või mis seadmetega üldse on, et
mingisugused tabletid, ma ei tea, nutiseadmed, läpakad, siis noh, lõpuks jõudsime lihtsalt puht praktiliselt tavaliste äriklassi läpakateni. Üks põhjus oli see, et vähemalt see professionaalne küsitlejate võrk ise nagu põhimõtteliselt eelistas selliseid tavalise arvuti moodi asju. Nad alguses arvasid, et nad tahavad mõnusaid ja pisikesi. Kui nad sellega tööd tegid, siis nad leidsid, et tegelikult on see väga ebamugav nende jaoks, on teile väga palju informatsiooni seal ekraani peal ja sisestama peavad ja vanemad inimesed on tihti meil seal, et siis lõpuks nagu nende poolt tuligi vist. Ja noh, teine suur põhjus oli see, et noh, neid netbook'e ei tahtnud pärast keegi kasutada, et noh, et kui me ostame mingi 2300 arvutit oli meil vist siin on ju neid, et ja natuke pealegi, et noh, need lähevad nüüd pärast nii-öelda riigiasutustesse, ministeeriumitesse, kontoritöösse, noh, et kes see seal netbook'iga ikka tööd tahab teha, et selles mõttes olid ka niisugused valiti tavaliselt normaalsed tööarvutid. Viimane küsimus läheme lugu, siis selline, et ma ei mäleta, kas veebruari lõpus või märtsi alguses mingi ekspert ütles nii, et kui sama tempoga see rahvaloonus jätkub, siis nagu meil päeva lõpuks Eestis mingi 1 100 000 elanikku ja mitte rohkem. Ja hoopis järgmine päev oli plus 100 000. Kas need sündmused on omavahel seotud ja siis nagu... No seda, ütleme, et noh, IT on nagu süüdi põhimõtteliselt, aga ma isegi nüüd ei ole aeg olnud täpselt tagantjärgi uurida või küsida, et mis seal siis oli, et... No väga üldse, ma selle poole nii kursis ei ole. Ütleme, et see päring, nagu mis veebi seda numbrit näitas, see käis relatsioonilise mudeli pealt. Noh, ütleme, et neid kogutud andmeid on nagu vähemalt 3 kohas eri kujul, noh, seal süsteemis on, et see keskserver nii-öelda dünaamiline, kuhu see dünaamiline ankeet laetakse ja kuhu küsitleja rakendus oma andmed süngib, seal andmebaasi mudel on selline dünaamiline, kus põhimõtteliselt noh, tunnused on kõik ühes veerus on ju ja sealt pealt on ükskõik mis päringut nagu väga keeruline teha. Et sa tahad mingit, noh, ja sealt pidevalt nagu salvestatakse, et sa tahad sealt mingit lihtsalt numbrit veebi näidata, siis noh, päringut on üsna raske teha. Et sellepärast seal kõrval nii-öelda, noh, nagu osa andmeid süngiti välitööde juhtimissüsteemi relatsioonilisse mudelisse ja siis selle Comservi kõrval siis paralleelselt oli ka nagu selline relatsiooniline mudel sellest andmemudelist, kus pealt tehti neid päringuid ja see dünaamiline ja relatsiooniline vahepeal läksid süngist välja, et me lihtsalt neid jõuga seal sünkisime. Selge, aga arusaadavalt on teema väga mahukas, aga rääkida oleks veel palju. Ma siinkohal nüüd selle ametliku osa lõpetaksin julmalt lihtsalt ära, aga